Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 11 kuni 17 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil poodukaardiga. No poodukaart räägib sellest, et kas asjadele tuleb vaadata nagu teise vaatenurgaga, nagu teistmoodi, kuidagi läheneda. Poodukaart võib tähendada ka muutusi nagu selles mõttes, et plaanide muutust. Et elu ise või siis keegi teeb korrektuurid teie päevaplaanidesse. See ei ole mingi suur muutus. See võib ollagi täpselt selline, et lähete õhtul töölt koju, mõtlete oma edasised käigud kenasti läbi, et lähen poodi, ostan seda, siis lähen koju, teen süüa, viskan ennast teleka ette siruli, vaatan sealt oma lemmikseriaali või filmi ja oletegi teel sinna poe poole või poest koju, heliseb telefon ja plaanid muutuvad, sest keegi kas kutsub kuhugi, ütleb midagi, vot midagi sellist. Et see ei ole mitte midagi halba, aga see lihtsalt võib olla kas plaanide muutus või siis lihtsalt see, et vaatate mingitele asjadele teise nurga alt. Mingi probleem võib-olla pole veel ära lahenenud ja te ei näe lahendust, aga see lahendus on hoopis midagi sellist, mida te ei osanudki nagu mõelda, aga nüüd järsku tuleb see taipamine, et vot see on kõige parem. Edasi tuleb siit sauade kuus. No sauade kuus on võidupärja kaart. Sauade kuus on selline kaart, kus te saate iseenda üle uhke olla ja teised tunnustavad teid. Ka see plaanide muutus võib olla sellega kuidagi seotud või see teise nurga alt vaatamine, et te ise nagu ei osanud arvatagi, et keegi võib märgata või teid tunnustada. See võib ka nii olla, et nad on omavahel seotud, kuna nad on siin kõrvuti. Edasi tuleb teil sauade äss. No sauade äss on kindel see, et jaa, teeme ära. Et see räägib sellest, et teil on nagu tohutu tahtmine, teil on kõik olemas selleks, et ära teha midagi, mida te olete siin pikka aega plaaninud. Ja kuna tema kõrval on tähekaart, siis tähekaart räägib tervenemisest, räägib lootusest, räägib sellest, et kõik nagu paraneb või mis ennem oli nagu kuidagi ei olnud selgust, siis nüüd tuleb või et teil nagu endal tuleb ka see taipamine, et kuidas asjadega edasi minna. Tähtedega on ju ka see, et kui me näeme taevast langevat tähte, eks me siis ikka soovime. Et võib-olla see täht aitab teil ka mingitel soovidel täituda. Teil on julgust vaja. Siin on all see julguse kaart, see on nagu selline, ta on nagu julgus ja kuidas ma ütlen, ta on nagu selline kaart, et jah, ongi, võtan enda julguse kokku ja hakkan pihta mingi asjaga, aga teil on siin ka kaarikukaart, no kaarikukaart on üks kiiremaid kaarte tarokaardipakis, et mingid sündmused teie elus hakkavad väga kiiresti liikuma. Väga kiiresti hakkavad liikuma. Et ole ainult mees ja hoia kaarikuservadest kinni ja hoidke need ohjad endal kohe kindlalt peos, et need asjad teil ei paneks käest niimoodi minema, et ei jõua enam järge pidada, sest viimase kaardina teie lugemisse on välja tulnud mõõkade 10 ja see mõõkade 10 minu jaoks on nagu läbipõlemise kaart, aga ta võib olla ka mingi lõpukaart, et midagi on läbi saanud. Midagi on nagu päriselt läbi saanud ja nüüd selle kaarikuga koos te põrutate sealt edasi. Et vot selline nagu huvitav kaartide seis on teil siin poodu ehk siis teine vaatenurk. Sauade kuus on võidupärg. Sauade äss ütleb, hakkame pihta, teeme ära, kohe praegu, nüüd ja kohe me enam ei venita.
Täht räägib lootusest, võib-olla ka uutest algustest, tervenemisest, edasi minemisest, no see võib ka rääkida selgusest. No siin on see julgus, kaarik, mis ütleb, et kiirelt hakkavad asjad liikuma. Ja viimane see mõõkade 10, mis, no 10 üldse lõpetavad ära midagi. Et 10 ongi selle, kuna ta on mõõkade 10, siis ta lihtsalt ongi see, no minu jaoks on ta läbipõlemine, põhja jõudmine, nagu sealt edasi saab ainult hästi minna. Et no mis on minu hirm siin või pigem see hoiatus teile, et selle kaariku kaardiga, mis kiirelt hakkab minema, kui te olete võtnud endale mingisugused kohustused, et see lihtsalt nii kiiresti hakkab kõik toimuma, et ei jõua enam järge pidada ja põlete selle kõige nagu juures läbi. Et siit on lihtsalt hoiatus, et hoidke ikka oma töö ja puhkamine tasakaalus, ärge ennast ära unustage. Kõige selle tormamise ja kõige selle tunnustuse ja kõige muu juures, ärge ise ennast ära unustage. Et teie peate olema olemas nagu selles mõttes, et püsima terve ja ikka peab puhkama. Vaat see on nagu selle nädala kokkuvõte, et ennast kõige selle juures ei tohi ära unustada. Et teie ise olete ka väga oluline. Just nii, et ärge siis ennast unustage. Vot selline sai selle nädala lugemine teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.